Nii, kuhu nüüd? Sinna või sinna? Ei no rabast edasi siis. No siin läheb lihtsalt mingi rada mäe otsa. Okei, põnev. Nii kui kaartsi me vaadame. Nii. Aga mäe tippa ka teeb neid rinda. Jah. Tolkkuse raba. Tutustee. Siin on vist mingi... Kas midagi õitse praegu, et õied olgusid oleks. Aga mingi kolmi siin peal on. Praegu mingi õitse midagi. No ma arvan ikka õitseb. Üleval seal mingi platvorm. Mingi teed looklevad. Mõtlevad mingisuguse ratastooliga või Jah, käruga siin sõita. ma arvan, et see on ratastooli ja kärurada. Aga hästi ilus juba on siin. Jah. Pead selle mingi nädala paariga avama. Ahaa. Kivid on puudu. Jah. Jaa. Tahtel on se. Ilus. No, ühesõnaga nad ujutavad seda nähtavasti üle. Tõstavad veetaset ja püüavad teha uuesti sood ja mida iganes. Saavad panna selle värgi kasvama. On metsa maha võtta, nad saavad üle ujutada. Nii. Kõnnis läheb. Jah, siit on mets maha võetud, et üle ujutada. Aga noh, kui me vaatame selle järgi, mis see tee siin on, siis ei tea, võib-olla tõstavad pool meetrit seda veetaset. Sest vaevalt, et nad seda uud uhket teed tahavad siin üle ujutada.
aga veetase on siin tegelikult siin samas kohe. Kellegi auto oli seal igatahes ees, et ju siis keegi on siin metsas. Võib-olla on ehitaja. Näe, muidugi loota, et ta siin laupäeval on suht kahtlane. Ja väga huvitav, et see raba on suht pruun. Et nagu rohelist midagi väga ei ole. Sookailu ka ei lõhna. Mitte midagi ei ole. Võt. Saab vees käia või? Laukad. Tolkuse rabalaukad. Kui ilus, kui ilus. Esimeste laugasteni viib ja siis lõpeb ära, et rohkem pole küll vaja. Vaatasin ühte kahte laugast ja laubad ka. No vaata, tal peab pauk kuskil olema. Jaa. Või ei ole või? Vist küll, jah. Vist küll, siin on mingi tee edasi. Siia saab ujuma minna. Jah, siia ongi tore ju. Jah, väike lõunapaus on. Või vara või? Vara. Nii ilus on siin. Siit läheb mingi tee edasi, äkki mingi teed kasutama, ma ei tea. Mingi suvesed kalamäed on midagi tampinud siin ära. No päris sügav on, jah. No radad on siin, ütleme seda ametliku teed siis küll üle. Siuke puu. No liigume mäkke siis nüüd rabast välja. Vaatame, mis siin siis mäes toimub. Mingid raudsed trepid on siin. No siit nüüd nagu mingi ratastooliga üles ei lähe. Ju siis siiapoole siis pole ratastooliga asja. Mingi suur luide on siin, jah. Tornist pole veel aru saanud. Tornist pole veel aru saanud, kus see torn siin on. Kui see nüüd luide on, kui see mingi muu atraktsioon ei ole.
missioon. Noh, jutt on kirjutamata. Talvel võib siin üsna libe olla, jah? Nad võib-olla panevad äkki siia mingi võre peale. Ja jääd on ikka siia. Noh, seda küll, jah. Siis talvel öeldakse, et see rada on suletud ja muud ei midagi. Me saab ju lihtsalt asja lahendada. Mingi 11 kraadi on väljas. Suht palav on. Tuul on muidugi jahe. Näed, nendel astmetel on ees mingid nagad. Et selle esimene nurk ei ole ka libe. Võib-olla isegi talvel mitte. No mis tunne on siis nüüd? Värske loodus ja... Ja mägedest tehakse tulemus, jah? Jah, luited. Luidetel tehakse tulemus. Näed, seda vaatetorni ei ole olemas. Nad alles ehitavad. Näed. Hunnik vana rauda on siin. Teeme hiljaks. Enam vana jaoks jääme hiljaks, uue jaoks oleme liiga vana. Seda on siin ehitavad. Ma ei usu, et nad selle paari nädalaga selle üles panevad. Aga jah, ju siis on neil seda aega pikemalt siin nikerdada. Vaat. No siit tuleb võtta õppust, kuidas torni ehitada. Vaatame, kui palju siin. Eeldatavasti on siia ikkagi mingid kuubikud alla valatud. See väike kuubik on petukas, tegelikult peaks olema siin ikka all mitu korda mitu meetrit nii-öelda kannad all. Noh, esimene ots on tehtud neil. Mitme meetrine see peaks tulema? Kuskil kirjas ei olnud. Mingid imelikud puidust segmendid on ka. Aga ju siis siin tuleb jälle mingi keertrepp siia keskele. Noh, tegelikult nad väga kõrgele ei pea minema, sest siit kohe vaatab ju üle puude. Ühesõnaga on põhjust tagasi tulla. Jah, lähed Läti reisile, siis on põhjust tagasi tulla. Ja. Siit lähed mööda ja? Jah. Aga rada on valmis. Rada on olemas, jah. Et väike tüng. Masti pole. Ei ole mis toimub? Siis asend. Keegi on ära viinud. Nad teevad mingi uus tuleb. Kas sealt saab alla ka käisid? Jaa, seal on kõik see rada on ilusti olemas. On olemas, jah. Siis on hea, vähemalt seegi. Jaa. Ja Torlein. On põhjust tagasi tulla.
peadele. Aga... No vot, Ukraina oli. Aga me oleme suht finišis juba vist. No, võitud on mul jäänud, jah. Mõne mäe otsast oli. No. Noh, siit vaatad üle ääre alla. No mis sellest nüüd luite siis teeb? Jääk. Jääk tegi luite. Kes me siin ikka mõidet teeb? Aha, meri, tuul. Tuule luite teinud. Kõvasti on seda liiva on kõvasti käes olnud. Kuhjanud siia ühe mäe. Kõik lähevad otsivad seda torni, aga tutkitvat. Tünks. Tornitünks. Ja mingisugune pink on siin mäe otsas. Enne muistsetest aegadest veel. No, siin on mingi värk. HDM-sta. No, et Lyones. Lyons, jah. Lyones Internationalen. Aha. No, et ma muidugi ei tea, mis klubi see tegelikult on, aga Lyonis. No sealt alt me juba läksime. Noh, siuke väike ring. Noh, siin on ilusti hea roheline. Nagu oleks juba suvi käes. Linnud laulavad ja näed, võid pesitsus on käimas. Autod sõidavad ja ma siin ööpimeduse valgel vaatasin mingisugust, mis geonomaat see oli, kes tegi sellest Läänemerest nii-öelda viimasest jääaja maksimumist ülevaadet siis sealt üle Taani ja üle selle Rootsi talumise otsa on see, noh, see käinud see nii-öelda veeühendus nii-öelda selle Atlandi ookeaniga mitu korda nende tuhandete aastate jooksul ja see huvitav asi on see, et siuke noh, ma ei tea, ta arvas, et kuna see jäämass põhiliselt oli seal Botnia lahe peal või noh, ütleme, noh, tegelikult oli ta seal Kesk-Rootsi peal, siis seal maatõus on nii suur, et see Botnia laht läheb noh, mingi lähima 500 kuni 1000 aasta jooksul kaheks, ehk sisuliselt tekib sinna üks suur järv. Et see lõigatakse sellest Soome ja Rootsi vahel lõigatakse ta ära, tekib maa. No seal on muidugi kõvasti saari praegu ka, nii et aga jah, siuke värk. Nii et tekib üks suur järv juurde hoopis. Okay. Aga jah, ta on käinud seal niimoodi see jääjärv ja nii-öelda jääpaisjärv on mitu korda
Nüüd on ta praegu seal Taani juures, aga siis vahepeal oli ta üle Rootsi ja nii edasi, sest see maapind on, noh, maapind kogu aeg tõuseb, siis ta mängib seda asja seal ringi. Noh, mingil hetkel alguses oli see selle Läänemere ala tõus oli nagu tükimaad nagu kangem kui see nii-öelda ookeani veetaseme tõus oli. Aga noh, mingil hetkel jõudis see ookeani veetaseme tõus järgi. Noh, nii 12-13 000 aasta eest. Ja siit saigi 9. Aga noh, endiselt tõuseb, nii et võib-olla, kui hästi läheb, võib-olla suudetakse ka teha jälle üks väike järv. Ja seal Taani juurest äkki tõuseb see maokitsus jälle kinni. Aga ei tea. Noh, siinpool on kõvasti metsa võtnud. Eesmärgiga see üle ujutada, ma saan aru. Tahad siia raba eksoot teha. Raba ja sooja. Muu uitab üks. Noh, jõuame siin tagasi maantee ääres. Kõik sõidavad Lätti. Väike Viinuski idee on Lätiga. Aga samas meie ei sõida Lätti. Meil ei ole ideed Lätiga. Otsad üle jäägid. Saab lõket teha. Mingid jõrrid ette pandud. Saad mõne jutuga teada. Võtame korra siit alt. Teeme korda.
No nii. 1020 hektarit. No. No vot. Niuke.